et hakkame ootame veel pool minutit kuni minuti, siis alustame. Ma teen veel kiire tšeki enne, kui me pihta hakkame, et Anne, Mikk ja Terje, kas teie olete siin? Tere, mina olen siin. Ma loodan, et on kuulda ka. Kuuleme. Tere, olen Anne, olen ka olemas. Väga hea, et siis vaatan, et ka Ave jõudis just, nii et saame alustada. Daniel, aga ole sa siis nii hea ja liigu slaididega, ma teen selle esmase sissejuhatuse ära. Et meil on nii hea meel, et teid on siia täna nii palju kokku saanud, et me tutvustame täna natukene neid mõtteid, mis meil kevadeks ja järgmiseks sügiseks on. Ja suurema osa ajast tahaks tegelikult panna sellele, et mis on teie küsimused ja mõtted ja mured. Et saaksime neile vastata, aga et võib-olla me vastame selle esitusega või mõnedele neist juba ära, et seetõttu teeme siia lühikese sissejuhatuse ka. Et innovatsiooniprogramm oleme seekord tegemas täiesti uuel kujul. See tähendab seda, et me oleme pannud seljad kokku Celerate Estonia, Innotiim, Riigikantselei strateegiabüroo ja EAS. Ehk siis me korjame neid avaliku sektori probleeme koos ja me hakime neid probleeme üheskoos siin kevadel ja siis vaatame, et millistesse programmidesse oleks kõige mõistlikum neid siin kevadel välja töötatud lahendusi suunata, kus neid katsetama asuda. Et see 1. veebruarist maikuuni osa on meil kõik üheskoos. Me valime välja kümmekond teemat, kümmekond probleemi, mida me siin kevadel siis üksipulgi läbi käime ja jõuame kevade lõpuks selliste ambitsioonikate lahendusteni, mida siis sügisel testima asuda. Et need programmipäevad, me neil pikalt üldse ei peatu, et need on juba teada, et siin sõnum teile lihtsalt, kui te plaanite tulla programmi ja kandideerida programmi, pange endal need ajad julgelt esialgu kinni, sest et kui me jaanuari alguses need otsused teeme, siis et veebruarist alates oleks teil need päevad vabad ja et saaksite osaleda. Et me eeldame, et see tiim, kellega te kandideerite ja kes teil programmi tuleb, saab osaleda vähemalt siin 75% nendest programmipäevadest saab kohal olla, sest et see on see aeg, kus meil on väga oluline ühine töö ja nende programmipäevade vahele tegelikult te võiksite ka arvestada, et teil tegelikult kulub lisaks veel umbes üks tööpäev nädalas selleks, et nende teemadega tegeleda, et neid teemasid edasi viia. Aga kui me edasi läheme siit, siis see programm keerleb väga tugevalt katsetuste ümber. See tähendab seda, et me siin kevadel püüame jõuda nende mõteteni, mida siis sügisel katsetama asuda ja mida me peame silmas katsetamise all. Et katsetamine on uute ideede piiratud mahus järeleproovimine ja et neist siis õppida, et sellest katsetamist õppida ja siis kui need ideed toimivad või need projektid toimivad, et siis neid laiemalt rakendada. Et see katsetamise projekti protsess, Daniel, et see katsetamise
protsessi etapid, et siin kevadel me läbime need esimesed, ehk siis me püüame saada hea arusaama sellest, et mis see probleem on ja me disainime need katsetused sügiseks, et see on see, millega me jõuame tegeleda siin kevadel. Me jõuame mõelda natukene ka sellele mõõtmisele ja selle ettevalmistamisele, aga suur osa sellest jääb meil sügisesse ja sügisesse jäävad ka need katsetuste käimalükkamised. Need katsetused võivad olla väga erineva mahuga, sõltuvalt ka sellest, millisesse programmi te tulete. Me kohe teeme väikse ülevaate sellest, et mis tüüpi projektid, mis tüüpi programmidesse võiksid edasi jõuda. Ja oluline on see, et see käimalükkamise faas toimuks siis ära, et need katsetused ise võivad nagu varieeruda oma pikkuselt, et nad võivad kesta näiteks siin paarist kuust kuni paari aastani. Aga kõikide katsetuste järel me teeme ka mõõtmise ja järeldused ja need lahendused, mida on mõistlik laiendada, millel oli positiivne mõju, et neid siis ka edasi skaleerida. Tähtaegadest, et me ootame teie probleemipüstitusi, lühikesi kirjeldusi probleemidest 31. detsembriks. 5. jaanuaril ootame kõiki kandideerinud tiime tegema oma ettepanekutes siis 3-minutilisi projektitutvustusi. Et see on selline FB live ülekanne, kus teil on 3 minutit aega, et oma seda probleemi avada ja siis jääb veel minutike aega, et tagasi kajada ja kommentaare öelda teile, aga millele teie siis enam vastata ei saa. Aga see on selleks, et lihtsalt saada kiire ülevaade sellest, milliste teemadega te tulite ja te näeksite ka, kes teil ümberringi, milliste teemadega kandideerinud on. Ja 11. jaanuariks plaanime me teha otsused, ehk siis kuulutame välja, millised projektid programmi pääsesid. Nüüd Innotiimi projektidest, et mis tüüpi teemadega siis sügisel jätkata Innotiimi raames, et meil võib-olla toon alustuseks lihtsalt mõned näited, et üks selline pilootprojekti tüüpi katsetus, mis meil on olnud rahunemispeatus. Ehk siis see probleem, millega programmi tuldi, oli küsimus, et kuidas me saaksime vähendada liiklussurmasid. Et sealt liikus see teema üsna kiiresti kiiruse peale, et kiirus on väga oluline faktor liiklussurmades, et kuidas me seda kiiruse ületamist vähendada saaks. Ja kasutajaintervjuudest tuli välja, et inimesed, võib-olla, et see trahv on midagi natukene ebameeldiv, aga maksad ära ja unustad ära, aga et see aeg, mida sa veetsid seal politseiga vesteldes või mis sul kulus selle trahvi välja kirjutamiseks, et see jäi kuidagi rohkem meelde. Ja siis sellest lähtuvalt me püstitasime hüpoteesi, et me usume, et inimesed väärtustavad aega rohkem kui raha ja mis oleks siis, kui meil oleks viis, kuidas inimesi mõjutada siis rahatrahvi asemel ajatrahviga. Ja me katsetasime seda väikses mahus, me ei saanud seda küll väga suurelt teha. Ja me mõõtsime siin siis nii seda, et mis kiirusega inimesed sealt rahunemispeatusest välja sõitsid või ka need inimesed, kes siis trahvi valisid, et mis nende kiirus oli. Ja me mõõtsime siin ka üldist sellist avalikkuse vastukaja tagasisidet, et kuidas selline meede üldse vastu võetakse. Et see on näiteks üks näide seda tüüpi lahendustest, millega näiteks jätkata Innotiimi toel. Ja võib-olla üks teine näide on Kuressaare pakendikoti näide, et siin tuli Keskkonnaministeerium meie juurde probleemiga, et kuidas saaks inimesi rohkem prügi sorteerima. Ja pärast samamoodi kasutajatega suhtlemist ja intervjueerimist me saime aru, et prügi sorteerimine ei ole inimeste jaoks midagi, mille peale nad tahaksid väga pikalt mõelda. Et see on midagi, millega nad on nõus kaasa tulema, kui see on võimalikult lihtne, aga et nad ei ole valmis sinna väga palju energiat panustama. Ehk siis meie hüpotees tuli sealt ka, et kui me vähendaksime asjaajamist sorteerimisega alustamisel, et siis hakkaks suurem inimesi prügi sorteerima.
Ja me tegime seda sellise randomiseeritud kontrollkatsena, et testida, et teada saada, kas see töötab või ei tööta. Ehk me saatsime välja Kuressaare ühele eramaja piirkondadele 2 erinevat tüüpi kirju. Ühtedele saatsime kirja, kus me kutsusime üles, et sõlmige pakendikoti leping, et me nii-öelda et miks see kõik hea on, et miks selle peaks sõlmima. See on selline tavapärane viis, nagu seni on tehtud, ja siis teisele seltskonnale me saatsime kirja, et koos selle pakendikotiga ütlesime, et pange see sel kuupäeval värava taha ja me tuleme korjame selle peale ja sellega annate märku, et te tahate lepingut sõlmida ja me jõuame ka lepingu sõlmimiseni. Ja me mõtlesimegi siis seda, et kui suur hulk inimesi selle lepingu sõlmib ja see oli ka meie jaoks päris uskumatu, et kui nendest, kes said lihtsalt üleskutse kirja, nendest umbes 5% sõlmis lepingu, siis neist, kes said selle kirja koos selle pakendikotiga, jõudis lepinguni umbes 22%, ehk siis märkimisväärselt suurem osa. Ehk siis me saime teada, et see pisike pakendikott ja lähenemine aitab meid päris jõudsalt edasi. Aga millised nende kahe näite põhjal võib-olla siis, et mis tüüpi projektid on, millega jätkata Innotiimi toel. Ehk siis meie võtame enda vedada sellised kiired katsetused, mida saaks 3-4 kuuga käima lükata. Meie fookuses on eelkõige just selline inimkäitumine ja inimeste mõistmine. Ehk siis mis kõik need probleemid või mured, mis puudutavad inimkäitumist ja millele me suudame 3-4 kuuga sellised katsed käima lükata, siis nendega saaks meile tulla. Ja me võimalusel eelistame randomiseeritud kontrollkatseid, aga me saame aru, et need ei ole alati avaliku sektori kontekstis võimalikud. Nii, aga siit ma annakski üle sõnajärje Mikule. Tere! Aitäh ja mul on üliäge vaadata, kui palju on täna siia inimesi kogunenud, et järelikult on väljakutseid, millest rääkida ja mida sobitada erinevatesse võtetesse, kuidas Eesti riik täna avalikus sektoris probleeme lahendab. Accelerated Estonia programm on minu juhtimisel siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja kuidas seda kõige lihtsamalt seletada on see, et meetod on natuke nagu kopeerida või arendada seda, kuidas 7 aastat tagasi sai alguse e-residentsus, et kui on mingisugune kompleksne teema, mis on mitme ministeeriumi ülene ja ei ole lahendust kuskil paista, et siis me proovime seda teha hästi tihedas koostöös erasektoriga. Ehk siis pärast seda, kui just Merilini poolt kirjeldatud programmi lõpus või selle keskel juba minugi poolest ilmneb mingisugune asi, mis võiks olla erasektorile huvipakkuv lahenduses kaasa rääkida. Et siis Accelerated Estonia programm on disainitud selleks, et kõigepealt saada aru, mis on need probleemid, mis avalik sektor millega maadleb muudkui ja ei leia seda väljapääsu ja siis leida mingisugune indiviid või tiim erasektorist, kas Eestist või ka väljaspoolt, kes siis tuleb ja pakub välja ka katsetaval viisil mingisuguse lahenduse. Ja eesmärk antud juhul on siis selles, et see peab olema selline majandusarengut soosiv lahend samuti, et kindlasti on vaja mingeid muutusi avaliku sektori enda sees, olgu siis mõtteviisi või protsesside või regulatsiooni suunal, aga laias laastus peaks olema võimalik mingisugused keerulised küsimused anda tagasi erasektorile lahendamiseks, mis täna on delegeeritud riigile. Paluks slaidivahetust. Ja me oleme viimase aasta jooksul proovinud rohkem keskenduda kindlatele valdkondadele. See ei tähenda, et me ka edaspidi peame niimoodi tegema, aga tänasel päeval on meil programmis 12 erinevat projekti, millest 5 on rohepöörde valdkonnas. Seal on siis nii ringmajandust, biomajandust, andmete
liigutamist, energeetikat, väga erinevaid asju, ma jõuan paari näiteni samuti. Siis on meil 3 projekti vaimse tervise valas, kus peamiselt on samuti üritatakse lahendada probleeme, mis on seotud andmete kättesaadamise ja nende tõlgendamise ja nende kasutatavaks tegemisega. Ja samuti me oleme alati avatud kõigile sellistele, kuidas ma ütlen, huupi pakkumistele või sellistele täiesti kastist välja mõtetele, et aga mis oleks, kui teeks selle ka ära, et selle nii-öelda üldkategooria raames me siin näiteks lahendame autoriõiguste küsimust muusikasektori jaoks või seda, et kuidas avada Eesti riigi äriteenuste süsteemi veel laiemalt Euroopa Liidu kodanikele, ilma et nad peaksid ilmtingimata näiteks e-residendiks hakkama või seal on ka haridusega seotud ideid. Ühesõnaga, kuigi fookus on suurem fookus on 2 konkreetsel teemal, rohepööre ja heaolu, siis tegelikult me oleme valmis võtma sisse ka teisi ideid. Paluks slaidivahetus, ma saan natuke rääkida sellest protsessist. Kuna mul kogu tiim on osaliselt, kes seda kaasa aitab, on rahvusvaheline, siis mul on siin paar slaidi vahepeal inglise keeles. Aga ma räägin nüüd siis hästi lühidalt lahti, et oleme eriti 2021 peamiselt katsetanud sellist missioonipõhist lähenemist, mis peamiselt tähendab seda, et me kõigepealt suhtlemegi avaliku sektoriga hästi intensiivselt, et aru saada, kust king hetkel kõige rohkem pigistab, mis on mingisugune pakiline probleem, mida lahendada ja need, mida me suudame hästi ära kirjeldada eesmärkide, mõõdikute ja soovitud tulemuste mõttes, et nendega on siis võimalik ja mõistlik minna erasektori juurde ja uurida, et näed, et kui siin on mingisugune ringmajandusega seotud riiklik väljakutse, kus eri ministeeriumid omavahel ei ole siiani hästi näiteks tekstiilijäätmete küsimust ära lahendanud või energiaühistute käimasaamist ei ole suudetud toimuma panna, et mis on siis erasektori pakkumine, kuidas seda ikkagi teha. Ja siis tiimid läbivad 3 etappi, kus nad kõigepealt erasektori tiimid siis, et ühesõnaga kogu see protsess hakkab pihta siis, kui avaliku sektori poolt on probleemi piisavalt hästi defineeritud. Ehk siis kõigepealt katsetame, et kas see, mis erasektoril on välja pakkuda, sobib avaliku sektori jaoks ka, kas ta lahendab probleemi piisaval määral. Kui see sobib, siis tuleb läbi viia piloot, mis võib seisneda enam-vähem milles iganes, sest need probleemid on lihtsalt nii erinevad. Ja kui piloodi tulemused on julgustavad ja annavad avalikule sektorile julgust viia need piloodi skaleerimiseks vajalikud muudatused ellu, siis Accelerate Estonia programm omalt poolt veel täiendavalt rahastab neid erasektori katsetusi. Paluks järgmine slaid. Ja eks see käib sellise filtri meetodil, et kõigepealt me üritame vaadata võimalikult laialt, et kus see tahe ja vajadus avaliku sektori poolt on kõige suurem. Seal on neid ideid ja missioonivõimalusi kindlasti alati rohkem. Näiteks eelmisel aastal me alustasime 7 erinevast võimalikust missioonist ja jõudsime siis nende 3 mis te nägite ülemisel slaidil. Ja sealt edasi toimub siis tiimide toetamine läbi Accelerate protsessi. Palun veel üks slaid edasi. Meie vaatame põhiliselt, kui me milliseid ideid erasektorile välja pakkuda, siis me üritame aru saada järgnevatest asjaoludest ja ma arvan, võib-olla see kõige alumine on see kõige olulisem. Ehk siis, et näiteks kui me räägime probleemidest täna, et siis need peaksid olema asjad, mis on just 2022 kindlasti vaja ära lahendada, sest muidu juhtub midagi väga halba või jääb mingisugune oluline poliitika eesmärk saavutamata, mida lihtsalt ei oska ise ära lahendada. Ja meie tugevused on kindlasti selles, et me otsime viise, kuidas tehnoloogia aitab, mis iganes tehnoloogia me ei erista või ei kuidagi pane neid pingeritta, aga et tehnoloogilised lahendused kindlasti
mis aitavad probleemi lahendada, siis kindlasti on oluline, et probleemi defineerimine on jõudnud väga detailsele tasemele ja selleks ongi seesama programm vajalik. Ja tegelikult praktika näitab, et erasektori ja mittetulundussektori tugevus selles valdkonnas ehk siis julgus oma ideid välja pakkuda ja need ellu viia on ka tegelikult päris tähtis. Võtaks järgmise slaidi. Jah, paar näidet, et mida siis Accelerate Estonia programmis tehakse, et näiteks on mul üks tiim, mis koosneb nii eestlastest kui ameeriklastest, kes üritavad siis vastavalt Accelerate Estonia ringmajanduse väljakutsele võtta ette niši ehk siis tekstiilijäätmed ja jõuda olukorrani, kus tekstiilijäätmed ei jõuaks prügimäele, vaid et ühest küljest oleks avalikul sektoril parem andmevoog sellest ja andmete tõlgendamise oskus sellest, et mis tekstiiliga tegelikult toimub ja teisipidi, et nende andmete baasil oleks võimalik Eesti turule ja siis hiljemalt ka rahvusvaheliselt tuua uusi ärimudeleid, mis nende andmete baasil siis toovad Eesti riigile täiendavat maksutulu, investeeringuid ja nii edasi. Biomajanduse valdkonnas mõne Eesti valla baasil Nutriloop siis tahab luua siis kriitilise massi bioväetistest, et meie põllumajandussektoril oleks oluliselt selgem stiimul investeerida mitte keemiasse, vaid meie enda biojääkidesse, mida me täna ei suuda hästi kasutusele võtta ja nende mõlema puhul on tegelikult asjasse siis riigi poolt segatud 3 erinevat ministeeriumi. Palun järgmine slaid. Ja siis on hästi põgusalt veel Sustakso tegeleb siis sellega, et kuidas jõuda olukorrani, kus ettevõtetel oleks selge raamistik ees, kuidas vältida rohepesu. Et täna tegelikult nii pankadel kui suurettevõtetel kui väikeettevõtetel kõigil on tegelikult hästi segane, et kuidas seda taksonoomia tõlgendada, kuidas seda näiteks finantseerimise otsustes kasutada, aga eesmärk on siis Eesti esimesena Euroopa Liidus saaks siis rakendada taksonoomia, mis tõendatult ja läbi arutatult näitab siis ära, et ei tehta loodusele kahju ettevõtlussektoris. Ja lootus siis on, et suurem osa Eesti ettevõtlussektorist saab selle kasutusele võtta. Võtta järgmine slaid, ma võtaks võib-olla varsti otsa kokku ka. Jah, rohkem jäänud näitab, väga hea, lasta siis jääda. Ühesõnaga, kui lühidalt kokku võtta, siis meie mudel on erasektori kaasamine olukorras, kus probleemid on juba piisavalt läbi küpsetatud ja on nagu tunne, et siin on potentsiaal anda võimalus lahenduseks ka erasektori kätesse. Et nüüd ma vist lõpetaks ära ja ootaks pärast küsimusi pigem. Anne, sõna on sulle. Tere, olen Anne Jürgenson Riigikantselei strateegiabüroost. Ja kui teised siin rääkisid, mis nad juba teinud on, said seda kõik illustreerida näidetega, siis mina saan rääkida ainult meie esialgsetest plaanidest ja unistustest pigem. Ja kuna see on sellises unistuste faasis natuke, siis teengi lühemalt ka. Aga mõte on siis selline, et me oleme Eesti 2035 sellise pikaajalise strateegia koostamise käigus Eesti olulisemad arenguvajadused ära kaardistanud. Nad on seal üldisemalt põhidokumendis ja täpsemalt tegevuskavas, mida iga aastaga uuendatakse. Selles mõttes avalikus sektoris meil on teada, mis need olulised probleemid on, me peame neid lahendama ja me tahaks luua paremad tingimused selleks, et me neid arenguvajadusi lahendades kaaluks ka innovatiivseid uuenduslikke lahendusi. Tahame, et selleks võetakse aega, toetada ressursside leidmisel ja need on sellised krutskiga asjad tihtipeale ja keerulised ja soodustaks just nendele lahenduste leidmist koos teadlaste ja ettevõtetega. Ongi olulisemad märksõnad siin lillaga välja toodud, et me näeme just seda koostöö aspekti ja tahame siis, et lahendused oleksid tõenduspõhised ja
kui meie avaliku sektori nõudlus teadus-arendustegevuse innovatsiooni järgi kasvab, siis see tõmbab tegelikult eest ka innovatsiooni erasektoris. Aga projekti algataja peaks ikkagi kindlasti olema avaliku sektori organisatsioon. Nii, teeme siis seda, kui õnnestub lõpuks, miski pole veel otsustatud, eks ole, Euroopa Liidu struktuurivahendite toel ja fookuses on meie enda valitud nutika spetsialiseerumise valdkonnad. Mõtlen mitte siis Riigikantselei valitud, vaid see, mida me Eestis oleme valinud. Ja projektid on ka mõeldud 2 etapis, et toetada ettevalmistust, sellised suured asjad iseenesest nagu kuskilt ei teki, need eeldavad süvenemist, põhjalikku ettevalmistust. Ja see on just see, milles me siis tahamegi nüüd koostööd teha, sest tegelikult see selline, me hüüame ellitavalt seda küpsetusfaasiks, see on suhteliselt universaalne. Me oleme siin suhelnud palju Innotiimiga, Accelerate Estoniaga, EAS-iga ja olemegi mõistnud, et seda võiks koos teha, see on universaalne. Ja siis teine oleks selle projekti elluviimise etapp, kuna et kipuvad võib-olla olema suuremad projektid, siis eeldatavalt peab seal ka hankeid tegema. Aga kindlasti on eeldus, et need teemad on sellele avaliku sektori organisatsioonile hästi olulised, nad on valmis sinna aega panema, mitte nii, et teeme hanke ja siis on aasta aega puhkust, vaid ikkagi avaliku sektori organisatsioon peaks seal projektis olema sees, ka siis, kui seda võib-olla juba teadlased ja ettevõtted lahendavad aktiivselt sees. Loodetavasti, kui siis kõik see Euroopa Liidu struktuurivahendite planeerimise plaan, nii nagu ta on praegu ja ajakava õnnestub, siis me loodame alustada järgmise aasta sügisel. Aga täpselt võibki juba hakata nendele teemadele mõtlema ja loodame, et siit siis sellest meie ühisest innovatsiooniprogrammist tekib juba projekte, mis siis võiksid sügisel mõelda meie programmi tulemist. Ja tegelikult me kasutame seda algavat ja käivituvat innovatsiooniprogrammi ka selleks, et koguda kogemusi, saada tagasisidet ja et see aitaks meil ka selle uue meetme tingimused täpsemalt siis paika loksutada. Miski pole veel lõplikult paigas, mis on just hea, ma arvan, et saab kujundada vastavalt sellele, nagu vajadus on. Vist ongi enam-vähem kõik minu poolt. Kui on küsimusi, siis väga hea meelega vastan. Siis käime viimase meetme ka üle. Terje, palun sõna on sinu. Ja, kas mind on kuulda? On. Ja. Et mina siis EAS-ist ja mulle võib panna kohe järgmise slaidi, siis ma saan ennast tutvustada. Et olen Terje Kaelep ja töötan EAS-is just ettevõtluse ja innovatsioonikeskuses innovatsiooni eksperdina. Ja minu ülesandeks on siis meil praegu käimasoleva avaliku sektori innovatsioonihankeid toetava meetme raames just sellised koostöökohad teiste avaliku sektori asutustega, siis et mina aitan ideesid valideerida ja nõustan siis just neid projekte, kus on plaanis minna midagi uut hankima. Et ka meie toimetame tegelikult struktuurivahendite taustsüsteemis, et meil on praegu juba üsna mitu aastat üks meede niimoodi töös olnud, et järgmisel slaidil ma saan näidata täpsemalt, et need tegevused, mida me praegu juba oleme mõned aastad toetanud, on siis suunatud kõikidele avaliku sektori asutustele, kes sobivad ja tahavad olla innovatsiooni esmakasutajateks ning ilmselt ka põhjus, miks me EAS-is selle meetmega toimetame, on siin taustal see, et me ootame ka mõju siis konkreetselt selget mõju neid tooteid või teenuseid arendavatele ettevõtetele. Võivad olla startup ettevõtted, aga mitte ainult. Et siis selle tegevuse toel tervikuna peaks kasvama ka Eesti ettevõtete majandusedu ja ekspordipotentsiaal. Ka meil on välja toodud mõningad kitsendavad valdkondlikud valikud, et toimetame nutika spetsialiseerumise kasvualades.
aga see loetelu siin võib uuel perioodil muutuda, et me oleme tegelikult praegu sellises üleminekufaasis, et me hakkame käimasolevat meedet lõpetama ja tegelema uue meetme ettevalmistamisega. Üks tegevus, mida meil ka nii praegu on võimalik toetada, kui me tahaksime säilitada ka uues programmis, on ideekonkursid. Hetkel on siin meil toetus kuni 45 000 eurot projekti kohta. 25% peaks olema siis sellel avaliku sektori asutusel endal, selleks, et ideekonkursi ellu viia. Kõiki projekte me eelnõustame sellise eraldi väärtuspakkumisena meie poolt on, me nimetame seda mõnikord ka kõva häälega mõtlemiseks, et me aitame aru saada, kus on ideede kitsaskohad ja kuidas edasi liikuda. Ja pakume ka täiendavat sellist hanke ja intellektuaalomandi alast nõustamist, kas siis koostöös teiste EAS-i osakondadega või ka väljastpoolt leitud partneritega. Nüüd, mis on hetkel väljatöötamisel, on sellised, nimetame neid praegu hankeelseteks katseprojektideks. Siin on heal lapsel mitu nime, võime ka neid eksperimentideks kutsuda. Aga idee on siis selles, et me uuel perioodil tahaksime toetada sellist ettevalmistavat faasi, et avalik sektor jõuaks siis millalgi tulevikus selle innovatiivse toote või teenuse hankimiseni. Aga kui tegemist on seda laadi probleemiga, kus ei olegi veel selge, kas turg on võimeline sobivat lahendust pakkuma, oleks vaja katsetada, mingeid prototüüpe arendada, võib-olla mõni kontseptsioon vajab alles tõestamist, et siis sellise ja võib-olla tõesti väga tehnilist laadi teemaga siin tegemist, et siis selliste prototüüpide arendamiseks oleks võimalik läbi viia reaalsele hankele eelnev arendustegevus. Ja hetkeplaan näeb ette, et me teeme seda siis koostöös avaliku sektori organisatsioonidega ning need ettevõtted siis, kes siin lahendusi pakuvad, osalevad hankes, mitte ei saa toetust nagu teistes EAS-i meetmetes. Mõned näited sellest, mida meil seni on meetme raames tehtud, et me seni toetasime innovatsioonihankeid, mitte siis ettevalmistava tegevusena, vaid juba nagu selle päris lõpliku toote või teenuse hankimisena. Üks viimaseid projekte, mis meil sisse on tulnud, on Põlva vallavalitsuse nutitee projekt, kus siis Põlva keskuses peaaegu 3-kilomeetrisel teelõigul püütakse leida sellised keskmise kiiruse mõõtesüsteemid, mis toetaks ühtlasi siis liiklejate liikluskäitumise harjumuste kujundamisi. Et joonisin siin alla just see keskmise kiiruse mõõtesüsteem, et sellist lahendust meil siin mujal varem ei ole katsetatud. Ja teine näide ideekonkursitest. Tervise Arengu Instituut sügisel korraldas nikotiinist loobujate eneseabirakenduse hanget ning nende projekti eripära siis võib-olla võrreldes juba rahvusvaheliselt välja töötatud projektidega oli just see, et nad tahtsid liita sellisesse rakendusse ka muude nikotiinitoodete kasutamise, mitte siis ainult näiteks sigaretid. Ning eesmärk oli siis leida selline innovaatiline digilahendus, mis siis aitaks, nõustaks, motiveeriks, toetaks inimesi, kes soovivad oma sõltuvusest vabaneda. Meie ajakavast, et nagu ma ütlesin, me oleme praegu sellises üleminekufaasis, et siis järgmine aasta me saame veel toetada ideekonkursse lõppevast meetmest ning tahame piloteerida hankeelseid katseprojekte, et siis valmistada ette tegevusi, mis võiks käivituda pärast 2022 aastat. Et selline lühiülevaade siis, et samuti vastan hea meelega küsimustele, kui neid auditooriumist tuleb. Aitäh, Terje! Aga nüüd ongi tegelikult aeg teie küsimusteks.
et olge lahked, võite enda mikrid maha võtta, aga pildiga tulla ja saame vastata teie küsimusele. Chati on ka juba tulnud omajagu küsimusi, et vastame oleme neile osaliselt juba ka vastanud sinna samasse chati, aga kordame need siin ka veel häälega üle. Et ma need esimesed küsimused võtan ette, et siin tuli üks konkreetne küsimus selle kohta, ühe konkreetse projekti kohta, et kas seda tüüpi projekt võiks tulla taotlema, et nimelt siis riigiasutuste töökordade Confluence keskkonda üleviimine. Et see on juba hästi konkreetne lahendus, mida tahetakse ellu viia. Et meie otsime siiski praegu siia programmi probleeme, millele me otsime siin kevadel erinevaid lahendusi. Ja et kui teil on juba mõttes mingi väga konkreetne lahendus, mida te tahate ära teha, siis siia kevadisse ossa sellega tulla ei ole mõistlik, et me ootame siiski probleeme, et kui te suudate selle sama asja probleemiks keerata ja olete avatud sellele, et siia võib tulla mingi teist tüüpi lahendus, siis miks mitte. Nüüd siin oli teine pool küsimusest ka selleks, et kas tiimides võivad osaleda, et kas peaks olema ühe asutuse tiimid või võivad olla erineva asutuse tiimid ja kas ka MTÜ-d ja erasektor võivad tiimides kaasa lüüa. Et me kindlasti julgustame just tulema erinevate asutuste tiimidega, et me pigem just ei eelista neid tiime, kes tulevad ainult ühe asutuse siseselt, et mida laiem nii-öelda asutuste ring ja mida nii-öelda laiem ekspertide ring, seda parem. Ja oodatud on ka MTÜ-de osalejad, oodatud on ka erasektori osalejad, aga erasektori osalejate puhul võib aeg-ajalt lihtsalt tekkida üles küsimus see, et kui nad hiljem tahavad näiteks osaleda seal innohankes või tahavad olla see lahenduse ellu viia, et siis sealt võib tekkida, et mõelge lihtsalt selle peale, et kas ta on et kas tal ei või hilisemas faasis tekkida huvide konflikti, aga selles mõttes välistatud ei ole, et osalevad ka erasektori ja MTÜ-d, ehk siis nad on isegi vägagi oodatud. Võib-olla lisandus siia veel, et miks me ootame probleemidega, mitte lahendustega, on see, et paljud on kindlasti kuulnud sellest, aga võib-olla mõned on, kes kuulavad seda tagantjärgi, ei tea seda veel nii hästi, et mida me ka innoprogrammis nagu peame väga oluliseks, on just see probleemi mõistmine kasutaja poole pealt või siis selle nii-öelda lõppkasutaja poole pealt, kes ta siis iganes on. Mis see tähendab seda, on see, et me läheme koos selle projekti meeskonnaga ja teeme konkreetselt välitöid siis. Ehk siis läbi erinevate intervjueerimiste või vaatluste või mõne muu tehnikate, milleks kõikiks me ka nii-öelda anname metoodiliselt, varustame seda projekti meeskonda. Aga see on siis nagu eelduseks, et selle eelduseks on see, et me püüame avatult läheneda sellele probleemile ja läbi siis ka selle lõppkasutaja vaate saada aru, mis see probleem on ühelt poolt ja ka välja töötada siis lahendused sellele. Ehk siis selle eelduseks on tugevasti see, et me ei tule juba valmis lahendusega, vaid me oleme avatud sellele, kuhu see tee või see protsess meid viib. Ma lisaks siia natuke juurde, et Xrd Estonia programmi lähenemine on selles mõttes väga sarnane, et piltlikult öeldes üritame näha ikkagi puude taga metsa, et võib-olla see, mis tundub täna probleemina, on tegelikult sümptom hoopis mingisugusest suuremast, ma ei tea, süsteemsest probleemist, mis tuleks tegelikult ära lahendada, et see konkreetne probleem, kui sa viskad sinna mingi erasektori teenuse või tehnoloogia peale, et probleem muutub, aga ta ei lahene, et üritaks nagu minna ikkagi probleemi tuumani ja meil on nagu piisavalt palju, kuna me teeme seda koos, eks ole, mitme asutuse peale, meil on päris palju sellist jõudu nagu taga, et kui vaja, saab tegelikult lahendusi kaitsta ja edendada ka väga kõrgel tasemel, et oleks, aga selleks peab kõigepealt suutma identifitseerida ikkagi, et milles asi on. Et siin tekkis küsimus ka selle koha pealt, et milline see programmi korraldus on ja millele raha saab.
ehk siis see kevadine programm või programmi osa on selline, et te tulete oma tiimiga ja tegelikult selle sama tiimiga te teete päris palju tööd. See, mis meie omalt poolt teile pakume, on see, et me pakume teile mentorit, kes teid sellest protsessist läbi aitab. Me pakume teile erinevaid eksperte, kes nõustavad teid selle protsessi jooksul. Aga mida me ei tee, on see, et me ei anna igale tiimile nagu kui on vaja sellist väga spetsiifilist eksperti siin kevadel, mis ühele tiimile, siis me konkreetselt sellele tiimile sellist eestvedajat või eksperti sellel teemal nagu kaasa ei anna. Et väga suur töö langeb teie endi peale. Selles mõttes te peate arvestama, et teil läheb vähemalt üks päev nädalas selle veebruarist kuni mai lõpuni. Ja et see on pigem selline protsessi tugi, ekspertide ja nõustajate tugi, et ta siin kevadel, et me ei rahasta teie kulusid selles mõttes kuidagi ei hüvita mingisuguseid hankeid või lahenduste sisseostmist. Ma võib-olla lisaks natukene juurde Accelerate Estoria programmi kontekstis, et kui me jõuame siit mingisuguste väljakutseteni, kus on näha, et erasektor suudab siin ka appi tulla mingeid huvitavaid katsetusi läbi viia ja piloteerida, siis jah, Accelerate Estoria programm rahastab enda ettevõtete tööd selle eesmärgiga, et see probleem, mis on siis nüüd väga hästi defineeritud, saaks lahendatud viisil, et seda saab erasektor turgu looval viisil lahendada, et me loome nende üksikute valitud väljakutsetega olukorra, kus tulevikus ei ole mitte ainult üks, vaid mitu ettevõtet, kes suudavad, ma ei tea, mingisuguseid digilahenduste või hariduse või ma ei tea, energeetika küsimusi lahendada niimoodi, et avalik sektor ideaalses olukorras ei peakski enam selle küsimusega üldse tegelema, et see on nagu oleme suutnud lahendada turutõrke viisil, et lahendus liigub tagasi erasektori kätte, et seda ei delegeerita enam riigile. See on ideaallahendus, et päris selliseid selgeid näiteid sellest kahjuks ei ole. Küll aga on kõvasti ruumi katsetamiseks, piloteerimiseks ja siis ärimudelite turule toomiseks. Aga pigem see, et tuleb siis nagu järgmise etapina, mida Mikk praegu mainis, selles mõttes, et see ei ole seesama kevadine. Kevadises programmis me ikkagi lahkame seda probleemi ja jõuame siis sealt nende lahendussuundade võimalusteni ja siis me vaatame, et kas see lahendus oleks kõige õigem delegeerida erasektorile, kes sellele mingi hea lahenduse pakub. Kas me peaks seda ise kuidagi katsetama, kas see mingi lahendus, kus on nagu juhtroll meil endil. Ehk siis siin oli ka küsimus selle kohta, et kas meil peab olema nagu selline teema, kus see erasektori koostöö on nagu must, siis siia programmi sisenemiseks ei pea, et ta võib olla selline avaliku sektori poolt lahendatav teema või ka erasektoriga koostööd nõudev teema, et selles mõttes me jõuame kui me jõuame lahendusteni, siis me lihtsalt vaatame, et mis see kõige sobivam viis selle elluviimiseks või katsetamiseks oleks. Ja see küsimus tekkiski ilmselt sellest, et EAS on ka ruumis, mis viitaks otseselt, eks ole, ettevõtete kaasamisele. Et tõesti selles ideede korje nagu selleks, et probleemidest paremini aru saada, selles faasis ei pea erasektor veel paadis olema, aga kui nagu kogu selle küpsetamise järgselt on selge, et näiteks tuleb minna turult veel alternatiivseid lahendusi küsima, siis on näiteks EAS-i ideekonkurss üks võimalus. Kuid ei saa ka välistada, et te praegu oma eeltööd tehes selleks, et sellesse programmi, kevadisse programmi siseneda, võib juhtuda, et te saate juba enne aru, et teil on nii nagu selgelt läbi mõeldud teema, et te võiksite teha täiendava nõustamise ja uurida, kas ideekonkurss võiks teile juba praegu sobida. Et see kõik väga palju sõltub sellest, mis probleem teil on, milline teie meeskond on, kui palju teil on see juba läbi mõeldud.
Mõnes meie varasemas innovatsiooniprogrammis on see koostööpartner, kes on kaasatud olnud hoopis mõni konkreetne KOV, keda on siis nähtud sellise nagu, kes on ise huvitatud olemas selles projektis kaasas. See probleem talle läheb väga korda ja see KOV on siis ka nii-öelda see testpolügon selle lahenduse jaoks. Et see on ka üks moodus, kuidas mõelda, et kes on need võimalikud koostööpartnerid. Anne, sul oli ka. Kohalikud omavalitsused on tõesti hea näide, et neil on juba tihti sarnased probleemid, et siin on võimalik võib-olla isegi mitmeid koostööpartnereid leida erinevat liiki KOV-ide hulgast. Ma lihtsalt tahtsin lisada, et tegelikult probleemi faasis me ei teagi üldse, kas meil oleks sõltub lahendusest, kas on mõtet kaasata erasektorit, kas siin võib olla huvi erasektorit, seda praegu ei oskagi ette öelda, nii et sellepärast ei pea ette muretsema, ma arvan. Just. Ja meil on tegelikult kevadesse ka planeeritud sellised nii-öelda nagu seminari tüüpi tegevused, kus sel hetkel, kui me hakkame jõudma mingit tüüpi lahendusteni, me saaksime selle valdkonna spetsialistidega, võib-olla nad on akadeemias, võib-olla nad on erasektoris, seda probleemi kuidagi nagu valideerida või saada üldse aru, mis selles valdkonnas toimub. Ehk selleks ei pea need inimesed olema tiimis, seda enam, et kui siin võib olla tekkida selline potentsiaalne huvide konflikt järgmises etapis. Aga et konsultatsioon, jooksev konsultatsioon on loomulikult nagu väga toetatud ja võimalik. Üks väga reaalne asi võib olla see, millega me oleme täitsa nagu arvestanud, et ühest projektist võib välja kasvada lahendused ühte, teise ja kolmandasse nii-öelda programmi või meetmesse. Nii et see on ka see põhjus, miks me nii-öelda seljad kokku paneme, et see ühisosa on väga-väga tugev ja siin ei teagi, nii nagu Anne ütles, et kuhu millisesse torru need lõpuks kõige paremini sobituvad, et see on nagu protsessi käigus saab selgeks. Siin on veel mõned küsimused chatis, et siin on küsimus selle kohta, et mida teha probleemiga, mis on kõiki puudutav, aga millele mul puudub tiim ja mis kuidagi ka otseselt minu töölauale ei langeks. Ehk siis neid probleeme on, aga me ikkagi ootame siia programmi omanikega projekte või siis vähemalt inimestega projekte, kes oleksid valmis seda teemat edasi vedama. Ehk siis kui meil ei ole tiimi, siis selle teemaga üksi meil ei ole midagi pihta hakata. Meil on vaja ikkagi ka neid inimesi, kes oleksid valmis sellest kaasa mõtlema. Ehk siis kui on selline laiem probleem, millel ei ole otseselt täna omanikku, aga mis on ikkagi väga pitsitav probleem, siis võib sellega tulla, aga siia peaks ikkagi selle tiimi kokku panema, mõeldes siis, et kes on need inimesed avalikus sektoris või ka kolmandas või erasektoris, kellel see probleem veel on ja kes oleksid valmis seda siis järgmiste kuude jooksul lahendama. Nii, Martin, sul on käsi ka püsti, seda täpsustada ehk? Ja, ma mõtlesingi küsida, ma ei tea, kas minna kuulda, okei. Kuuleme. Et selles mõttes, et kuidas te siis nagu seda ette kujutate, et minul on ju tööplaan on ilusti nagu täis, 40 tundi nädalas tuleb kokku, et siis kas nii-öelda siis need probleemid peaksid tulema sisuliselt meie osakondade tööplaanidest, mida me teie all siis nagu lahendama hakkaksime, et need ei saa nagu lisaks väga tulla, sest et või siis kas te rahastate ka seda, et me võtamegi tööle näiteks mingi projektijuhi, kes hakkab seda asja ajama, sest just see tiimi komplekteerimine minu jaoks on nagu väga keeruline kohas, kus meil ei ole ju seda, et me nüüd istume ja keerutame pöidlaid niisama, et oleks nii-öelda vaba aega mingi uue asja peale panna. No, me väga eelistakski seda, et teil on need nagu mured või teemad juba tööplaanides. See tähendab seda, et need ongi teie asutustele ja teile prioriteetsed. Kui seda veel ei ole, aga on näha, et see on väga oluline teema, siis me ootame teie juhtide ja kantslerite, asekantslerite toetust selleks, et teil tekiks see aeg või et teil oleks see aeg siia panna. Et me seda ei rahasta, et võtta uus inimene tööle, kes sellega tegeleks. Need peaksid olema need probleemid või mured, millega te nii ehk naa tahate tegeleda või mida te näete, et teil on vaja tegeleda, et me ootame teid nende muredega. Et ma saan aru, et see võib keeruline olla ja me näeme ka varasema kogemuse pealt seda, et inimestel ta võtab päris korraliku tööaja. Seetõttu ongi oluline, et ta võiks olla teie jaoks olulised laual olevad teemad. Siin Laura kommenteeris, äkki ütled häälega?
Ja, et ma võin öelda, et siit SIM-i valitsemisala poole pealt, et kui meil ka nüüd erinevad huvilised tulevad, et siis kindlasti meie jaoks, kui me mõtleme, et mis probleem innotiimi või siia innoprogrammi võiks sobida, on kindlasti vaid sellised, mis on tööplaanides. Et muidu lihtsalt see tööaja leidmine on praktiliselt võimatu, et praegusel hetkel nüüd aasta lõpus hakata uude aastasse nii töömahukat asja lisama on hästi keeruline inimeste tööaja mõttes. Nii et jah, meie kindlalt võtame vaid neid, mis on päriselt töölaual, muid ei võtagi. Siin oli ka üks küsimus selle kohta, et kas ma sain õigesti aru, et tiimiliikmete asutused peavad olema ka valmis panustama finantsiliselt, ei pea silmas tööaega. Et siin selles esimeses programmi etapis, millest me räägime kevadises etapis, ei pea selles mõttes, et siin me peame silmas tööaega, et meie ootame teilt tööaega ja kogu see programm ja nõustamine ja see pool on meie poolt. Kui me nüüd järgmises etapis jõuavad need ideed sinna faasi, et minna katsetama ja katsetamisega alustada, siis võib olla vajalik ka sõltuvalt siis sellest, millisesse torru või millisesse programmi see idee edasi liigub, võib olla vajalik oma finantseering või mingite kulude katmine. Ma võin tuua näite, et kui meil oli sama rahunemispeatuse teema, et siis kõik see nii-öelda sekkumise disain ja see saab olla nii-öelda meie toetatud, aga kui näiteks me ei saanud maksta kinni seda nii-öelda mõõtmistehnikat või siis seda mingid neid pisikulusid, mis seal tekivad, et see tuli siis nii-öelda Siseministeeriumi ja politsei enda poolt. Et siin võib olla, sõltub hästi erinevate programmide tingimusest, aga jah, siin kevadises osas me ei eelda kelleltki oma panust. Nii-öelda rahalist oma panust. Juba on tulnud ka veel üks küsimus nii-öelda selle kahefaasilisuse kohta. Et kui siin kevadel, nii-öelda selle kevadises faasis on ju, me oleme hõikume välja, et tuleks planeerida 1 tööpäev nädalas tööaega, siis mis juhtub sügisel? Et kas ka siis tuleks planeerida üks tööpäev. Ja see aus vastus on see, et me ei tea. Et me lähme praegust, eks ole, neid probleeme uurima ja täpselt see, et kuna meil on need erinevad torud on lahti, siis mis me oleme näiteks innoprogrammides näinud, et tegelikult see võib-olla ongi kohati tarvis 2 erineva kompetentsiga tiimi. Et üks siis, kes tegeleb selle probleemi lahkamise ja probleemi erinevate tahkude avastamisega. Ja tihtipeale, mis juhtub nendes programmides lahendusfaasis, on see, et tegelikult tekivad mingid väiksemad tiimid, kes siis igaüks, kuhu võib-olla mingisugusesse tiimisse võtad mingi kompetentsiga inimesi juurde või et see jagunemine toimub teistmoodi. Osad need lahendused võivad olla sellised nagu lühiajalisemad keikad, mõned teised asjad lähevad pikemalt, et see kõik selgub töö käigus. Aga ja palun, Mikk. Et ma lisaks siia juurde, et täiesti nõus ja ma arvan, et selles ongi tegelikult selle ühispingutuse väärtus, et kui me saame oluliselt sügavamalt nendest probleemidest aru, siis me suudame ka selgemalt otsustada, et kas see on minu probleem või see ei ole minu probleem. Ja selle Accelerati mudeli raames, kui probleem on tuvastatud ja on näha, et erasektor suudab siin 1 kuni mitu lahendust pakkuda, siis ma eeldan, et see koormus väheneb, sest on parem arusaam, suudad olla justkui parem tellija ja siis jääb pigem selline erasektori nõustamise roll, aga see ei pruugi kõigi nende programmide kohta kehtida. Et ma lihtsalt näen praegu, et ei ole niimoodi, et kui on näiteks mingisuguse erasektori poolt pakutud ideega seotud, ma ei tea, näiteks 3 kuni 5 ametnikku, et nad kõik iga nädal 1 päeva selle peale panustaks, et pigem on see selline ad hoc vajaduspõhine ja just sellepärast, et nad juba teavad, mida nad ootavad sellest projektist ja mis sorti väljundeid neile andma peaks. Jah, võib muidugi tulla ette olukordi, kus ma ei tea, pilootprojekt näitab, et tulebki mingit põhimäärust või seadust muuta, siis on tõenäoliselt vaja sinna rohkem panustada, aga see on pigem erand kui reegel. Et tüüpilisemalt ongi vaja selle probleemi defineerimisse meeletult palju aega panustada
pärast seda muutub kõik nii palju lihtsamaks. Jah, kokkuvõttena siis me eeldame, et teil on aega panustada ka sügisel, mis mahus, seda me ei saa teile praegu ette öelda, et see sõltub täpselt sellest, et millisesse torru te satute või millisesse programmi ja kuidas seal siis see asi edasi läheb. Et me kindlasti eeldame, et sügisel me eeldame teie panust. Aga seda mahtu me ei saa teile praegu öelda, et need projektid üldiselt, mis tulevad innotiimi juurde, et seal on ametnike panus ka lahenduste elluviimisel päris suur, aga lihtsalt need tiimid võivad natukene ümber komplekteeruda võrreldes sellega, mis on kevadel, et meil on vaja lihtsalt natukene teisi inimesi kompetentse juurde, aga need kevadise tiimi liikmed, me ikkagi eeldame, et nad mingil määral panustavad ka sügisel. Üks küsimus Annele. Kas sinna Riigikantselei innovatsioonimeetme toetuse eelduseks on see, et sa käid sellest programmist läbi või saab ka otse tulla? Ei ole sellist eeldust. Et kui on mingis muus kontekstis tehtud korralik ettevalmistustöö, siis miks mitte võib ka otse tulla. Aga kindlasti peaks meiega võib-olla, ma arvan, et on kasulik konsulteerida natukene, et neid ootusid täpsustada ja läbi rääkida. Ja me ikkagi ootame, et ka siis veel ollakse valmis hästi paindlikud võimalikele alternatiivsetele lahendustele ja nii edasi, et ei tuldagi ikkagi ka meie meetmesse väga kitsa lahendusega juba. Panen kirja ka selle vastuse igaks juhuks. Sama kehtib EAS-i suunalt, et samamoodi, et meie toetuste saamiseks ei ole selle programmi läbimine eeldus, aga see kindlasti annab nagu olulise kvaliteedihüppe nendele tiimidele oma probleemi defineerimisel ja võimalike lahendussuundade nägemisel. Ja sama siin, eriti pidades silmas, et mõnikord tulevad sellised ootamatud pakkumised hoopis erasektori poolt, siis me üritame neid ühitada avaliku sektori vajadustega. Aga ma arvan, et see on selline tõesti lihtsalt üks viis mitmest, kuidas saada õigesti aru, et mida siis tegelikult lahendada tuleb. Kerli küsimusele vastates, et kui innovatsiooniprogrammi või innotiimiga jätkavad lahendused lähevad üle siis aastavahetuse. Aus vastus on see, et hetkel ei tea, innotiimi osas on otsus, et me jätkame kindlasti 2022 lõpuni, mis saab edasi, seda räägitakse läbi juba tõenäoliselt sügisel, aga ettevalmistusi mingit tüüpi katsete käima lükkamiseks saab kindlasti sügisel teha. Et mitmed asjad siin on sellised, mis selguvad töö käigus. Tegelikult ka praeguses võib-olla lihtsalt siin taustaks öelda, et me oleme samas tempos liikunud eelmise programmiga ja mitmed eelmisest programmist välja sirgunud ideed või lahendused, kuigi programm sai läbi, siis me ikka praegu neid veel jätkuvalt toetame. Aga uued programmid, kui tulevad peale ja uued tiimid, et siis me loomulikult peame teataval määral iseenda panust vähendama. Ma lisaks, et katsetamise kultuur Eesti avalikus sektoris minu arvates läheb hetkel selgelt tõusvas joones, et igatahes saab edasi katseda, aga palun esitage ikkagi oma praegused probleemid juba täna, et ei maksa üle järgmist aastat ära oodata, et siis on need lugusid, siis on need edulugusid ja seda tunnetust, et see võiks päriselt aidata ja see kõik kumuleerub, ma arvan, paremateks avalikeks teenusteks ja paremaks enesetundeks ka meile kõigile, kes me selles ametnikena sees oleme. Üks asi võib-olla, mida veel meie varasemate programmi kogemuste pealt välja tuua, just mida programmis osalenud ja hiljem ka kantslerid on hästi palju tunnustanud, on suhtuda sellesse kui väga heasse neutraalsesse koostööplatvormi. Ehk et see ei ole ainult MKM-i probleem, vaid mis on sellised probleemid, mis kukuvad mitme ministeeriumi haldusalasse. Et me oleme valmis looma teile sellise nagu nii-öelda toa või platvormi, mis on neutraalne ja kus te saate kokku tulla ja nii-öelda, et püüame sellist nagu tekisikutamist vähendada ja ka neid ajaloolisi konflikte teie vahel võib-olla nagu kuidagi maandada. Et see on üks asi, mille osas varasemad tiimid on hästi palju just tagasisidet öelnud, et seda tüüpi nagu koostööd
neil ei ole õnnestunud varem teha haldusalade üleselt. Ja seetõttu me tegelikult ka just, kui te tiime komplekteerite, innustame teid mõtlema selle peale, et kes veel erinevates ministeeriumites või nende haldusalades nende probleemidega tegelevad ja kes peaksid kaasas olema. Et kui näiteks Välisministeerium eelmisel aastal meile esitas projekti, et kuidas hajala eestlasi enam kaasata siin, neil oli küll konkreetselt ettevõtluse suund, et siis on tegelikult selge, et hajala eestlased lähevad samal ajal ka Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi haldusalasse ja nii edasi. Ehk et need meie tugev soovitus oli, et ka need asutused peavad kindlasti kaasas olema selles projektis. Nii et me mingites etappides, kui need projektid on laekunud ja me oleme need läbi vaadanud, me näeme, et seal on keegi väga oluline puudu, et siis me sageli teeme ka ettepanekuid, et kui programmi tulete, et kes peaks veel tiimis olema. Võib-olla natukene veel rääkida, korraks ära markeerida see punkt ka, et mis siit nagu programmist nagu välja tuleb, et teatud mõttes, et kas pärast programmi ka peab aega panustama või midagi. Et eks siit sageli nagu räägime, tulevad nagu välja piloodid või mingid sellised asjad, mille põhjal me saame öelda, et üks asi siis kas toimib või ei toimi. Ja kindlasti neid mõtteid on väga palju, mis siit tuleb, aga selleks, et kui me soovime nagu süsteemset muudatust, siis töö peab jätkuma ka pärast programmi. Ehk siis et natukene nagu seda ootust võib-olla juhtida, et kas me selle programmi jooksul suudame laeva 180 kraadi mujale pöörata, siis siit tuleb palju, loodetavasti tulevad häid mõtteid ja me saame ka teada, et kas need mõtted ühel või teisel kujul toimivad. Aga kui me räägime ka suurematest muutustest, siis ka see nagu peab veel tulema järgi, et piloodifaasist juba välja astuma. Et jah, seetõttu on ka hea, et see tiim kasvab selle töö jooksul kokku ja me oleme näinud ka seda, et need tiimid jätkavad tööd ka selle programmi järgselt. Chatis praegu rohkem küsimusi ei ole, aga äkki kellelgi on tekkinud mõni küsimus ja soovib ise siin oma häälega küsida. Ma saan aru, et vist ei olnud ühtegi kommentaari, kus keegi tahaks veel hiljem veidi oma probleemipüstituse või teemaga konsulteerida. Kui on, siis andke praegu märku, et siis me teame siia jääda. Aga chati tuli veel tegelikult vahepeal ka üks küsimus, et kas 31.12 kandideerimiseks peab tiim olema komplekteeritud või selle saab fikseerida natukene hiljem. Laias laastus võiks ta olemas olla, aga tipid-täpid saab ka hiljem paika ajada, on ju? Just. Tere, ma küsin natuke täpsustan veel juurde, et kas see tähendab seda, et ma pean 31.12 taotluse peal ka tiimi liikmed nimeliselt välja tooma või selleks ei ole vajadust? Võiks tuua juba nimeliselt, kui vähegi võimalik, et mõnel juhul, kus ei ole seda kokkulepet veel nagu lõpuni saavutatud või ei ole see konkreetne inimene teada, et me teame, et see asutus peaks osalema, aga nad ei ole suutnud veel öelda, et kes täpselt see inimene on, et mõnel juhul võime silma kinni pigistada, aga kui vähegi võimalik, siis me tahaksime juba nime tasandil teada, et kes on plaanis osalema. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Paistab, et küsimused on hetkel otsa saanud, et selles kodulehel ka, mis siin on olnud ja mis need kutsed on laiali läinud, seal on meie kõigi kontaktid olemas. Nii et me teame varasemast kogemusest, et valdav osa neid taotlusi laekub viimasel päeval, tihti üle 50%, nii et ma kujutame ette, et need küsimused hakkavad teil tekkima seal 29. detsembri paiku, et eks me siis arvestame sellega, et püüame silma peal hoida oma postkastidel. Aga sellega vist võib tänaseks lõpetada, et tundub, et oleme ennast ja teisi ammendanud.